No tšau, oleme jõudnud Lätti, mis on siis järjekorras 4. Driftmasters etapp ja jõudsime siia täna on meil neljapäev peale Soome etappi nüüd. Tegime autole, õigemini Jakobino keevitas meile uue kollektori, pani uue turbo, wastegate'i, eile õhtul käisime Kaagi juures Tartus Dünos. Numbritest nii palju, et tõmbasime 554 kilovatti ja 950 newtonit rattast. Tal peaks praegu olema kuullaagritega, mis ärkab kergemini, aga lihtsalt kogu tootlikkus ise kopeeris täpselt AX52. Aga see AX58 läks ka see väärne kukkus tagasi alla? Sama, jah, kogu graafiku kuju on täpselt sama, lihtsalt ma praegu tulin rohkem üle sellest. Ja tänu siis sellele Basegidi vahetusele ma saan natuke sujuvalt boost'i juurde. Ennem see boost nagu väga kergelt overspike'ist, ta ei jõudnud järgi nagu sellele muutusele. Tegime veel, kuna Soomes lendas pool õigemini kardaan, siis ta tegi meile kahju kardaani tunnelisse ja lõhkus seal mõned osad ära, et tegime need kõik korda. Panime teise ülekande siia raja jaoks. Arvame, et on õige, veel ei tea, loodame, et ei pea vahetama. Ja nüüd on suur ühispilt, et meie taga on siin suur rivi autosi ja nagu ka eelmine aasta tehti siis ülevalt tehti pilt. Peale seda meil täna rohkem midagi ei ole. Pakime asjad kokku, lähme puhkame välja ennast homseks ja homne hommik hakkab siis treeningutega ja õhtul siis juba kvalifikatsioonid. No nii, täna on meil siis käes reedene päev. Päev algas meil sõitjate koosolekuga nagu ikka, millele järginesid siis trennid. Vahepeal tuleb, vahepeal ei tule üldse. Kui teil Veenuses kakluseks läheb, see ärge Ollile helistage, nagu näha, pole kasu mitte midagi. Võtadki sinna line-upi, siis vähemalt ei saa seal mingid lollusi mõelda, välja tõmba palliga seal. Kuidas tundus? Libe oli, aga ongi hea harjutada, ma arvan. Ülekann oli joppa? Ja ülekann on okei, lisa oli, aga päris hea sõita see. Gaas on palju responsumi, me enne pidi rohkem küljit vajutama, aga päris hea on. Üllatus, 2 ringi hiljem jälle meid tabas tehniline probleem, ehk siis peale teist ringi boksi tulles ma nägin, et hakkas kapoti alt tossu tulema. Mingi lõdvik või? Ei kuradi jaksi see. Salongi ahju see või? Tempo oli norm või? Ja, nüüd läks üles. Panen korra käima või? Või nagu süüdet või? Jaa, pane süüde, jaa. Süüde lihtsalt oleks... Tule vaata siit. Ei, vaata siit. Vaata siit tagant tuleb väigelt. Ma ei tea, mis seal on. Kaane tihend. Selgus selline asi, et kaane tihend on saba andnud mootori tagumisest otsast. Täiesti ebareaalne. Ridal jonnid. Saime uue kaane tihendi, võtame plokikaane maha, vaatame kaane tihendi ära. Vaatame, Kaak õigemini vaatas seade üle. No mis sa arvad? Mis variandid on üldse? Minul oli läikiv. Alumiiniumi läikiv. Nii. Mille sa viitad? Lahe segu. Ja ma jätsin väga rikka segu.
üks pihustik. Pihustit me saame kontrollida tegelikult, kui me võtame välja, laseme topsi sisse ja vaatame, kas silma järgi ikka saame umbes aru, kas sama kogus jääb. Ma saan lasta igat pihustit kuskile topsi sisse kogusena. Sellepärast, et need asjad ei juhtu iseenesest midagi peab seda põhjustama. Kütuse rõhk. Vaatame. Et jõuab kuradi esimestesse jõudis rohkem, on see loogiline. Mis alla, kui rõhk langeb. Latt on nii suur, Nuki latt on nii suur auguga, see on taoline teema. Ja loodame, et saame siin äkki jõuame teiseks trenni ajaks valmis saada, et saame veel trenni teha enne kvalifikatsioone ja et see ikkagist tehnika jääks pidama, et algab kuidagi jälle raskelt, aga vaatame, mis saab. See on kaane küljes üksi. Siit on ka näinud. Ja see on praegu kukkunud. Oh, fuck. Detonatsioon. Not bad. Let's put new one. Saime siis plokikane tihendi vahetatud, tõttasid appi meile ka teised mehaanikud, näiteks Jakobino. Kaak vaatas natukene seade üle, võtsime jõudu ülevalt natuke vähemaks, kuna logist oli näha, et just kõrgemal pöördel olid mingid siuksed ebaühtlused sees. Läksime siis tegime veel peale seda ühe prooviringi, kuna rohkem meil aega ei olnud. Prooviring midagi erilist ei olnud, algus oli hea, aga raja keskel sattusime liveda osa peale ja see siis viskas meid trajektoorist välja. Sattusin siin, läksin liveda osa peale, ma ei tea, kas ta vaatid. Seal viskas ära kohe. Ei sõidab jah, selles mõttes sõidab. Natukene on lõpus tõsta, et on vähem jõudu. No ennem oli lihtsam, said rohkem gaasiga mängida. Praegu on lõpust maha võetud, siis on niisugune saab hakkama. Ja peale seda oligi aeg kvalifikatsioonideks. Esimene kvalifikatsiooniring tegime 72 punkti. Kindlasti sai saatuslikuks meil üks ratas läks meil siis tribüüni ees läks välja, mis kindlasti võtab hulga punkte maha. Muus osas oli okei. Siia ma tulin, ühe ratta vist viskas välja. Taga oli võib-olla natuke liiga palju, sa võtsid ennem betooni, vaata. Läksid rämedalt nurka peale ja siis sa ei jõudnud enam nii lähedale betoonile. Natuke väiksem nurk, siis sa jõuad betooni äärde paremini. Ja natukene peab agressiivsemalt tulema. Või tegelikult ei pea otseselt agressiivsemalt. Joon oli hea. Rajal pead olema. Jah, väike viildroppeid hoid hea. Rajal pead olema ja siis lõpus see suure nurga teema. Kui läheb suur nurk palju, siis vaheta hiljem. Ja kui tuleb ilusti, siis vaheta ilusti. Pedonsri äärde. Seda peaks lükkima küll natukene, seda kuradi stanget sinna maha jätma. Ma ei tea, kuidagi see aasta siuke ludri olnud. Kaido üldse ei viitsi juhta. Kaido ei viitsi. Täna viitsib. Teise kvalifikatsiooniringi vahel me nägime, et meil on natukene ebaühtlus või ebatasasus voltidega. Avastasime, et aku on natuke lekkinud ja ilmselt ei ole enam töökorras, nii nagu peaks. Jätsime aku hetkel samaks, vahetasime geneka ära ja läksime teise kvalifikatsiooniringi. Teises kvalifikatsiooniringis oli kindlasti algus keskmine osa parem ja lõpus seina äärde minnes. Seal oli algus jäi natuke puudu, aga saime ilusti seina äärde ja lõpetasime 76 punktiga. Parandasime natuke tulemust ja see oli ka piisav, et saada kvalifikatsioonist edasi. Tegid punkte ka või? 76 saad 30. Jaa, aga me ei kukkunud välja, see oligi nii, et kui oleks saanud natuke alla, oleks poitt. Vähemalt saad homme sõita. Vist jäime 30. kohale, nii et ega midagi erilist ei ole. Homme lähme kvalifikatsiooni 3. kohaga kokku.
tundub, et tuleb Orion Nilsen tuleb vastu. Oleme näinud hooajal, kuidas ta sõidab. Sõidab väga hästi, ta sõidab suure nurgaga. Et kindla käega kutt, peame kindlasti hea jälitussõidu tegema ja hea eessõidu. Ja muus osas ka seade peaks nüüd olema, Kaak on kogu aeg loginud ja vaadanud, et natukene parandanud ja fiksinud. Ennem oli 1,6 mul enne piirajat, nüüd on 1,3. Ma veitsan tagasi. Praegu enam ei jõua hoida. Kui ta läheb piirajani 7 üles, siis hakkab rõhk alla tagasi kerima. Ta ei jõua hoida ja vajub veits alla. Ja siis kukub kogu pööre alla ja siis ta jääb ujuma sinna. Normaalne on see, kui sa lähed piirajani välja ja jääd piirajasse hoidma. Siis sul on nagu mõnus sõita, sul auto ei hakka raja järgi nagu pööret muutma. Ei olegi rohkem midagi, et vaatame, homme alustame tandem treeningutega, üritame jälle paremaks saada. Nii et näeme juba homme. I get hype on the floor all night. I ain't never coming down, man. I do what I like. Täna on meil siis käes võistluspäev. Nagu ikka algas selle drivers meetinguga ja peale seda siis juba hakkasid tandem treeningsõidud. Ma arvan, niisugune 6 ringi teha, tegime mõned eessõidud, tegime mõned jälitussõidud ja mida ring edasi, seda paremaks läks, et viimased tandemsõidud juba tulid treeningutes väga head. Hommikul olid väiksed tehnilised probleemid, turbo äravoolul oli tihend oli puudu, sealt natuke lekkis. Ei midagi hullu, siuke 15-20 minutit tööd saime korda. Siis läksime esimesele treeningringile. Autol pole jõudu üldse. Ja treeningringil selgus tõsiasi, et siis polnud autol jõudu. Boosti solenoidi juhe oli natukene liiga pingul ja oli rappunud veits lahti. Et midagi oli siis hommikul, kui timbisime turboõli tagasivoolu, võib-olla oli midagi käega vastu läinud, ei tea. Et praegu sai suht seifilt ilusti õigesse kohta pandud. Ma arvan, me tulime sealt siukene 200 kilovatiga tulime alla selle suure refiga, et vedas läbi küll, aga midagi head ei olnud. Rohkem väga midagi ei olnudki. Saime treeninguid nautida ja hetkel auto kõik ilusti toimib, peab. Praegu kõnnime, on siis siin üritusel on siis sõitjate autograafi sessioon nii-öelda. Et võtame oma postrid kaasa, keegi fännid tulevad, tahavad kuskile autogramme, jagame neid. Ja peale seda on juba sõitjate tutvustus, siis on miskine airshow, ilmselt lennukid asjad. Ja peale mida siis algab juba top 32 ja esimeseks vastaseks meil siis Orion Nilsen. Lõbutsema lähed? Ja. Võta vabalt, tee lõbus õhtu, ninasada hakka pressima. Kui jääd natukene maha, siis jäid. Ära hakka lõikama hullult, sest see näeb nii fucking minetu välja nagu. Läheb trajektoor ka endale pekki natuke. Ja. Yes. Have fun. I know. I think I know, yeah. Have fun, yeah.
praegu trennides, rahulikult oma sõit, sinu rada, naudi. And it's Ørjan Nielsen, Norway, red zone. Thank you, Oliver Randalu. Austatud, hea sõidud olid, väga paar asja, aga ma tean, see algus korra on ja esimene sekk, poole vahetus, täiesti käitud siis liiga au maha vist. Pidurdasid sina sellest sisse? Ma vaatasin, et mul hakkab välja kandma, ma lükkasin korra teise. Aga väga mõnus, ta pani hästi ka. Ei ta panigi, aga sõidud olid selles mõttes, et näeb juhus kogu. Hea kaotus. Hea kaotus on, jah. Tim, all good. Aga väga äge. No worries. All good. Nii Nielseni ja Randalu sõit siis top 32. Eessõit Nielsen tegi väga ilus eessõidu, ei olnud millegi üle väga kobiseda. Oliveri siis esimene poolevahetus oli natukene siis varajane tahaks öelda, ehk siis ta jälle sukeldus liiga sinna ninakasti sisse ja samamoodi siis lõpus oli natukene väiksed errorid. Ja nüüd teistpidi siis Oliver versus siis Ørjan, et Oliveri eessõit oli selline viisakas, ei ütleks, et oli perfektne, aga oli viisakas ja Nielseni oma oli ka selline, et siis viimases poole vahetuses Nielsen tegi väikse siukse pibeluse, aga nagu siin on kombeks, chase to chase, lead to lead, ehk siis chase to chase olid mõlemad siuksed keskpärased, lead to lead, Nielsen oli lihtsalt täna parem, ehk siis imelik on öelda, aga ilus kaotus, ehk siis sõiduga, et seekord ei läinud ükski tehniline asi meil aia taha sõiduga, seekord võit Norrale. Ja sellega lõppes meie päev siin, nii et hea tandemi, hea battle oli Ørjaniga, et aus kaotus, ei midagi hullu. Ja nüüd vaatame auto järgmiseks etapiks jälle üle ja oleme valmis juba Saksaks, nii et näeme seal. Tšau!